lugu on selline, et jumalaid on tegelikult inimestel väga palju. No meie, kes me käime koguduses, meil neid vist nii palju ei ole. See oht on tegelikult meil ka, kes me oleme Jumala omad, et ka need teised jumalad tahavad kõrvale tulla, sest Jumal hoiatab tegelikult nii Vanas Testamendis kui Uues Testamendis, et meil ei oleks teisi jumalaid. No ta ei hoiataks selle pärast, kui seda võimalust ei oleks. Ja me näeme sedasi, kuidas Iisrael mitmelgi korral, võiks ütelda, muudkui pöördus ära ebajumalate poole ja äkki olid teised jumalad kõrval ja aeg-ajalt tuli seda usku puhastada, neid ebajumalaid kõrvaldada. Aga lisaks sellele on veel üks selline rahvas, on ütleme need puhtapaganad, kes elavad siin selles maailmas. Ütleme need igasugused puukallistajad ja ütleme, et ma ei hakka üldsegi praegusel hetkel püüdmagi siin neid välja tuua, kes mida on nagu tegemas, seda on tegelikult kohutavalt palju. Meie ei puutu kokku tegelikult võib-olla nii palju üldse nende inimestega, aga ütleme, igasugu uskumisi ja igasugu tegevusi, ütleme, millega inimesed tegelevad. Eks see näitab ühte asja, mida see näitab tegelikult, kui inimesed on sellisel otsingul. Nad on otsimas tegelikult Jumalat. Ja võib-olla sellisteks esimesteks sammudeks isegi see on päris hea, isegi kui inimene ka kas või selliselt valesti nagu otsib, ütleme, et kui seal Danieli raamatust Belsasaare lugu võtta, siis on see nii, et seal on ju öeldud sedasi, et seal on see moment, et Belsasaar austab kõiki jumalaid, aga ta jättis austamata selle ühe ja tõelise Jumala ja sellega ta eksis. Ma tegin korraks nüüd Danieli 5. lahti ja kuidas siis Daniel seal ütleb Belsasaarele, 22 salm juba loen ka. Aga sina, tema poeg Belsasaar, ei ole alandunud oma südant, kuigi sa teadsid seda kõike. Siin on ta Nebukadnessarist on ennem juttu, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu, tema kojaristad on toodud su ette, sina ja su suurnikud ja su naised ja liignaised olete joonud nende seest veini. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu- ja kivijumalaid, kes ei näe, kes ei kuule ega mõista, aga seda jumalat, kelle käes on su hing, kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. Ja sellepärast, Belsasaarel võetakse kuninga võim ja põhimõtteliselt ta sureb selle samal ööl. Ja vaata, selles ongi see sama lugu, et inimesed elavad siin, selles maailmas ja võiks ütelda, ja osad väga rõõmsalt ja aktiivselt tegelikult on ebajumalaid teenimas ja ütleme, ja kui nendel paremat ei ole, siis nad tegelikult elavad nagu selles. Ja selles, mida nad siis usuvad, mida nad mõistavad ja sellepärast tänane nagu see sõnum, ütleme, et ongi nagu sündinud nagu selle koha pealt, nagu sellisest, võiks ütelda, sellisest kaastundest tegelikult, mis mul lihtsalt ka nagu tekkis, lihtsalt väga konkreetselt ühe inimesega kohtudes. Ühtäkki, kui ma nägin sedasi ja mõtlesin, et kui kahju tegelikult, et millises olukorras sa tegelikult oled, tõelist Jumalat sa ei tunne, aga palju, mida sa siit elust nagu taga ajad ja otsid, on tegelikult, ütleme, nii tühine ja nii mõttetu. Nüüd on see nii. Täna Iisraeli 77. aastapäev ja sellepärast täna sobib väga selgelt ütelda ühte mõtet, mis nagu oleks vajalik meile kõikidele inimestele, et kus me nagu võiksime selle niidi otsa kätte saada ja see sõna, mis ma ütlen, on praegusel hetkel, et pääste tuleb juutidelt. Pääste tuleb juutidelt. Ja sellepärast ei tasu idast otsida, võiks ütelda, et ei tasu sinna hommikumaale minna. Targad tulid hommikumaalt, tulid ka tegelikult Jeruusalemma, tulid sinna, küsid, kus on see sündinud juutide kuningas. Ütleme, et see selline, kuidas ütelda, inimeste selline nii tavaline nagu pöördumine on, ütleme, need tsivilisatsioonid, mis on juba võib-olla vanad ja kõik need meditsiinid ja uskumised ja värgid ja inimesed väga nagu tegelikult pöörduvad nende asjade poole. Nad otsivad tegelikult nagu seda lahendust nendest paikadest, aga sellepärast täna olen saanud nagu issanda käest nagu selle sõna, mida praegu just ütlesin sedasi, et pääste tuleb juutidelt. Kes sa piiblit tunned, sa tead, et see ütlemine tuleb Johannese 4. peatükist, kui Jeesus on tegelikult kõnelemas Samaaria naisega. Ja seal on sama lugu, et ühel hetkel on niimoodi, et kui see Samaaria naine, kes tuli kaevule ja on kohtunud Jeesusega ja ega ta alguses päris sellest asjast aru ei saagi, kellega ta on rääkimas, ta saab aru, et on ühe juudiga on rääkimas, tema on samaarlane ja nad seal vestlevad ja räägivad.
ja siis nad lõpuks räägivad Jumala kummardamisest ja nendest asjadest väga otseselt, et naine ütleb sedasi, et meie esiisad ütlesid, et Jumalat tuleb kummardada sellel mäel, see 4.20 on öeldud sedasi, aga teie ütlete, et Jeruusalemmas olevat paik, kus peab kummardama. Ja eks vaata, küsimus oli nagu selles, et vaata, kui riik läks ju kaheks, siis oli ju, see probleem oli selles, et ei mindaks tegelikult teise kohta Jumalat kummardama. No kas on midagi praegusel hetkel muutunud? Ei ole mitte midagi muutunud. Võideldakse tegelikult väga selle eest, et sa õiges kohas kummardaksid. Ja võiks ütelda sedasi, et iga riigi korra ajal on meie pale ka pööratud sinnapoole, kus peab olema. Praegusel hetkel ütleme, et me oma baptistiliiduga oleme samamoodi pööratud sinna Euroopa baptistiliidu poole ja ütleme sealt kaudu selle maailmaliidu poole. Olid nõukogude ajad, siis oli meie pale ka pööratud Moskva poole ja olime selles üleliidulises värgis ja seda pale aga pööratakse siiapoole, sinnapoole, et see õiget pidi oleks. Ja see oli nagu, ütleme, samal ajal täpselt samamoodi probleemiks, sest et samaarlased, et võiks ütelda see Iisraeli pool siis, et nad ei läheks Jeruusalemma kummardama. Sellepärast tehti see jutt selgeks neile, et sinna pole vaja minna. Sest et kardeti tulda tagasi, et jäävadki sinna. Ja sellepärast oli see, ütleme, see oli lihtsalt, ütleme, kuningate selline isiklik mure, lihtsalt, et hoida oma rahvast kuidagi enda juures. Ja siis tehti need vasikad ja tehti neid ebajumala teenimisi ja asju korraldati, et inimesed nagu püsiksid tegelikult nende ümber. Ja nüüd on nii, et aga Jeesus, kui ta räägib selle Samaaria naisega, siis ta ütleb väga otseselt välja ja paneb selle asja väga kitsaks. Pääste tuleb juutidelt. Ma mäletan kord ühe linnapeaga, kes siin Võrus oli omal ajal rääkides, kui ma ütlesin talle, et Jeesus oli juut, ma nägin sedasi, et tal käis võpatus läbi. Tead, sest et tal oli vist, ma ei tea, mis rahvusest tal see Jeesus oli, seda ma ei oska ütelda, aga ma nägin sedasi, et see oli tal niisugune, et mis asja niisugune lugu siis nüüd on. Aga kallid, kus meie tegelikult oleme? Kes me piiblit loeme? No kuule, me oleme kogu aeg seal Iisraelis. Me oleme Vanas Testamendis seal, me oleme Uues Testamendis seal. Teate, me räägime Iisraelist ja sellest, mis seal toimub, võiks ütelda piibli kaudu palju rohkem, kui me räägime üldse sellest Eestist ja sellest elust, mida me siin elame, sest me oleme kogu aeg oleme oma mõtete ja asjadega oleme seal. Ja väga õige koht, kus tegelikult olla, sest sealt tulebki tegelikult pääste. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime ollagi tegelikult see rahvas, kes me ikka ja jälle oleme nagu selles paigas. Et otsida oma issandat, otsida tõde ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja nii nagu see lugu on, et me oleme jätkatud selle mahlaka õlipuu juure külge, mis on Iisrael, nii et see kristluse aru ka ei ole mitte kuskil mujal. See kõik on nagu üks, meid on sinna poogitud ja sellepärast kiitus Jumalale, et me lihtsalt võime nagu väga julgelt, nagu lihtsalt üksteisele meelde tuletada ja häbenemata ja lihtsalt ka teistele seda väga selgelt ka väljendades, kui on tarvis. Aga nüüd ebajumalaid on maailm täis. Ma mõtlen niimoodi, et kui me mõtleme mõnda nagu sellist, Danieli koha pealt juba, või see Beltsassari koha pealt Danieli raamatust juba võtsime, mis jumalad nagu seal olid, ütleme, et kui Paulus on Ateenas, ma lähenengi praegusel hetkel nagu sellise ebajumalate kaudu nagu Jumala juurde. Sellepärast, et kui Paulus oli Ateenas, see on Apostlite tegude 17. peatükk, siis kui tema sinna jõudis, siis tegelikult ta ka nagu võpatas lausa seal. Ja oli vaimus ärritunud väga, see on Apostlite teod 17.16. Aga kui Paulus neid Ateenas ootas, siis ta ärritus vaimus, nähes linna ebajumala kujusid täis olevat. Ja ütleme, et ja siis ta hiljem hakkab, ühesõnaga seal ka kuulutama ja rääkima. Ja 22 salm, ta ütleb, nii ilusalt ja olgu see meile ka nagu õppetunniks, et kuidas neid ebajumalaid teenivaid inimesi nagu juhtida edasi. 22 salm, Paulus käitub nii. Paulus jäi seisma keset aeropaagi ja ütles, Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud. Kas meie oleme siin haruldaselt jumalakartlikud või ei ole, aga Ateena rahvas, et kuna nendel oli, neid jumalakujusid olid kõik kohad täis, siis Paulus pöördus nende poole just nõnda. Sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ma ka sellise altari, millele oli kirjutatud tundmatule jumalale. Nendel oli igaks juhuks ju see tegelikult muret, et äkki veel mõni jumal jäi austamata ja igaks juhuks on nii, et ka selline püha koda peab veel olema, kus üldse me ei tea, kes seal on. Keda te nüüd tundmatult siis teenite
teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes on taeva ja maa issand, ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja. Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on seadnud neile ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas ehk nad saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajatest on öelnud, no katkestan siin koha peal selle Pauluse jutu. Ja vaata, nüüd on see lugu niimoodi, et siin oli juba viide sellest, et on erinevad riigid ja rahvad. Küsimus, mis on nagu, ütleme, väga oluline ja tähtis on see ka. Teate, Eestimaal tuleb kuulutada Jumala sõna eestlastele ja nendele rahvastele arusaadavalt, nii et, ja ütleme sellisel moel. Sest et vaata, läbi aegade on olnud natukese nagu selline, et kes nagu väljast tulevad sisse, nad tulevad nagu sellise oma maa mõtteviisi ja käitumise ja asjadega ja tegelikult need asjad päris hästi kokku nagu tegelikult ei lähe. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal tegelikult tahab, nii nagu apostel Paulus, ütleme seal Korintuse kirjas, ütleb, kuule, et juutidel olen juut ja ma püüan kõigile olla nagu see. See, ütleme, et see ei olnud nagu mingisuguses halvas mõttes, et ta kogu aeg nagu mingisugust värvi vahetas, et püüdis olla, vaid ta püüdis tegelikult lähedale saada. Ja sellepärast me näeme, et kui Paulus on nüüd Ateenas samamoodi, siis ta ei lähe sinna ja et ütleme, et kisume praegusel hetkel lihtsalt need ebajumalad kõik maha ja et siis me oleme nagu midagi saavutanud ja teinud. Teate, need ebajumalad, seal ütleme, et Ateenas maha võtta, on tegelikult tarvis alles siis, kui need inimesed ise seda võtavad. Nii nagu see Efesuses sündis. Kui need inimesed olid selle parema jumala, selle tõelise jumala kätte saanud, siis nad ise oma nõiakunsti raamatud ja ebajumalad ja kõik kõrvaldasid ja tegid oma elud nagu selle koha pealt puhtaks. Aga teisest otsast tegelikult nagu see algamine ei ole õige. Ja sellepärast, kallid, näed täna, lihtsalt olgu see meile nagu selliseks õnnistuseks ja õpetuseks nagu selle koha pealt, et meil oleks ka nagu sellist teatud mõttes nagu rahu selle koha pealt vahest, et kuidas teisi inimesi aidata. Sest et kui paremat ei ole, siis ei ole mõtet nagu seda lõhkuda, mis nende käes on, sellepärast, et kui nad selle parema saavad, kui nad selle halvema ise tegelikult ära viskavad. Ja sellepärast see on, ütleme, probleem, mis jätkuvalt jääb, ütleme, et kui ma nimetan korraks nagu seda meie probleemi, kes me oleme kristlased, vaata, meile pakutakse neid valemessiaid. Sest et Jumala sõna hoiatab meid selle koha pealt, Jeesus ütleb, et tuleb, kes tulevad minu nime all, aga kes mitte seda ei ole. Kes on need hundid lambanahas, kes tulevad, ütleme, et kristlast ei saa mingisugust ebajumalatega võtta. Ta peab ikka üks messias ikkagi tegelikult olema. Ja siis peab olema niimoodi vähemalt nii hästi see ära peidetud see valeolemus, et kristlane lihtsalt usuks, et kõik on hästi. Aga meie asi on tegelikult on vaimud ära tunda ja sellepärast on see nii, et need hoiatused on ka omal kohal. Täna võib-olla ma nii eelkõige ei hakka siin nagu seda kristlaste kaitsmise juttu tegema selle koha pealt, sest et just eelkõige mu südamevalu käis läbi nende inimeste koha pealt, kes on nende pagana jumalate käes. Sellepärast, et need ei ole mitte Kristuse juures, need on kõige muu juures, mis iganes on. Ja vaata, seal on nagu palju nagu selgem vahe nagu vahele tuua, et kuidas neid inimesi tegelikult siis Kristuse juurde tuua. Meie koolides, ütleme, et kus religiooniõpetus on, seal õpetatakse ju tegelikult kõik kokku. Ja ütleme, et ja sellepärast on see niimoodi, et seal tutvustatud tuleb justkui nagu kõiki ja et mingisugune võrdsus peab olema, et kõik peavad nagu sõna saama sellises mõttes ja sellepärast on ka, ütleme, et meie noored, kes ka valivad selle religiooniõpetuse tunni, siis nad on seal samamoodi teatud sellises ohus, sest et kuule, kui kõike läbisegi nagu ka pakutakse. Ja sellepärast see on nagu ka vahest vanematele tegelikult nagu vaja, nagu et nad teaksid, et kuidas need asjad tegelikult siis ka nendes gümnaasiumites ja kohtades ka praegusel ajal lihtsalt ka käivad. Nii et nii ta on. Aga nüüd see Samaria naine, läheme korraks nagu tema juurde tagasi, kui ta on seal siis ühesõnaga Jeesusega rääkimas, ta tuli janu pärast, tuli kaevule, tahtis vett viia, sest ta tuli ämbritega, ta tuli selleks, et sealt vett viia.
aga Jeesus hakkas rääkima sedasi, et aga, et nüüd on niisugune võimalus, et 4:13, et igaüks, kes seda vett joob, januneb jälle. aga kes iganes joob seda vett, siis mida mina talle annan, ei janune enam iialgi. vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. ja see naine küsib, et ma tahaksin siis tegelikult seda vett, et anna mulle seda vett. ja siis puudutab Jeesus hoopis tegelikult abielu teemat. ütleb, et talle sedasi, et mine kutsu oma mees ja tule siia tagasi. mul ei ole meest. vaata, see naine tegelikult on niimoodi, et vaata, naised on tegelikult, kes tegelikult abielu loovad. sest vaata, nende poole pöördutakse, kui ta võtab nagu selle, ütleme, kutse vastu, siis abielu sünnib. See on ka Kristuse poolt on see täpselt samamoodi, Jeesus on meie peikmees, me oleme see pruutkogudus, meile tehakse ettepanek, ja meie kas siis ütleme ei või jaa, sellest nagu see asi tegelikult sõltub. Meid, nagu Paulus ütleb, et ma olen kihlanud teid sellele ainsale mehele, ütleme, toimub nagu see asi nagu seda pidi. Ja nüüd on niimoodi, et vaata, selle naise käes oli tegelikult oli see jäme ots. Ta ei olnud niivõrd, vaata, ta ütleb, et sul on 5 meest on olnud. Need ta oli ise tegelikult oma ellu lubanud. Ta ootas kogu aeg seda printsi, kes tuleb valgel hobusel, ta ootas seda, et ta võiks olla nagu rahuldatud, ta elas, ütleme, nende meestega ja siis Jeesus ütleb, et see, kellega sa praegusel hetkel elad, see pole ka sinu oma. Ja ütleme, et aga ta oli nagu nendes otsingutes, ütleme nagu sellises mõttes. Ja nüüd, vaata, kuidas Jumal meiega räägib, on selline lugu. Jumal räägib meile arusaadavas keeles. See naine oli, kuidas ütelda, oli niisugune abielufänn, et ta muudku proovis nagu selles nagu leida tegelikult nagu lahendust, et ta leiaks ükskord selle tõelise armastuse ja selle tõelise lahenduse ja selle tõelise mehe, sellepärast, et vaevalt tal mingisugune teine mõte nagu oli peas ja ta oli seda nagu otsimas ja sellepärast Jeesus kõnetas teda tegelikult nagu selle teema kaudu. Kuidas Jeesus kõnetas Peetrust? Ta kõnetas Peetrust selle kaudu, seal Luuka evangeeliumi 5. peatükis on see, lähen korraks selle Peetruse kutsumise juurde, et lihtsalt seda mõtet mõista, et Jumal räägib meiega erinevalt. Ja sellepärast on see nii, et Peetrusega ta rääkis kalasaagiga. Olen kogu öö rühelnud, eks, nagu Peetrus ütleb, et ja pole mitte midagi saanud, on see teema on nagu selline, siin 5, Siimon vastas talle, et õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud, ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale ma lasen võrgud vette. Ja sest Jeesus ütles äkki seal Peetrusele ja niimoodi, et see 4. salm ütleb, et sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Nüüd tuli see, ütleme, see läbikokkumise moment. Ütleme, et kus meie katsed on? See on, kellelgi võib olla auto, kellelgi võib olla maja ehitamine, igasugustes teemades, vaata, mis on nagu sinu nagu selline teema, issand tuleb tegelikult sinuga kõnetama selle koha pealt. Või on see lihtsalt mingisuguse, oled õmbleja, mingi riidetüki õmblemine, sa tahaksid, et see lõige ja see värk ju kõik välja tuleks, ega sa ei viitsi kogu aeg arutada ja ringi teha. Et vaata, kui sa nagu sellel, ütleme ka selle, kõige selle juures, mida sa iganes nagu teed, ütleme, kui sa oled õmbleja, küsi Jumala käest nõu, sest et Jumal oli esimene õmbleja, tegi nahkriided selge inimestele, nii et sellepärast see kõige, ütleme, normaalsem koht, kust üldse küsida nõu, kui sa sellise teemaga nagu tegeled. Ja sellepärast on see kõik, või ütleme, et Jeesus oli samuti puussepa poeg, eks, ja tegi ka puutööd. Teed seda, küsi seal. Sa samamoodi vajad tegelikult tarkust seal, et need asjad läheksid. Ja sellepärast on see niimoodi, et kõik need, ütleme, ametid ja asjad, mis on meile, Jumal sageli räägib nagu nende kaudu. Ikka öeldi seda, et vana tisla sureb, siis ta ütleb, et kuule, et naisele annan ka andeks, aga vaata, kuuseoksale ei anna, et see oli nii kõva, tead. Et alati oli, tead, kui öveldasid, jäi ette, tead, eks. Et aga, et kõik saavad andeks, aga kuuseoks ei saa. Aga, hea küll. Ja sellepärast, kallid, ta räägib tegelikult, ütleme, Jumal meiega nagu selles arusaadavas keeles. Ja sellepärast ta valis selle naisega, et sellel tuleb rääkida seda abielu teemat. Naine oli natukese püham, sest räägime ikka palvetamisest. Et kui juba asi on niimoodi, et mis me sest mu abielust siin praegusel hetkel sorgime. Tead, eks, aga tegelikult oli see tõeline tegelikult. Ja hiljem ta tunnistab, ütleb, et vaata, ta ütles mulle tegelikult kõik. Ja sellepärast ja läheb julgelt teistele Messiast rääkima, et tulge vaadake, kas ma mitte Messiast ei leidnud. Ja sest Jeesus talle ju avab, ütleb, et kuule, et mina olen ju see, kes sinuga räägib. Ja kallid, vaata, see lugu ongi selline, et issand on meile palju kordi tegelikult rääkimas ja me ei tunne lihtsalt ära.
me oleme oma katkiste kaevude juures, me oleme oma katkiste, võiks ütelda, nende võrkude juures või ütleme, noh, need olid tühjad ja rämpsutäis võrgud või sellel hetkel, mis seal olid. või oleme nagu mingi läbikukkunud tööde ja asjade juures, kus me oleme. issand tahab tegelikult seal meiega rääkida. ja ta on lähedal, nii nagu seal Ateenas, noh, Paulus ütles, et ta ei ole kaugel ühestki meist. ainult kui hakkad rääkima. et vaata, see on niimoodi, mäletan, et kui Ring FM-is kunagi need õhtuvalgussaated olid, 10 minutit õhtul kell 10 rääkisin, mäletan, et üks volikogu kaaslane, kes tollel hetkel oli, ta ütles, et ma tegin tööd, aga Toivo, kui sa rääkima hakkasid, ma viskasin oma haamri käest ja jäin kuulama. Vaata, lihtsalt selle koha peal, ütleme, et kus tekkis nagu see samasugune moment, et lihtsalt, et ta sai nagu tegelikult ühel hetkel nagu mingisuguse nagu sellise sõna, kus ta äkki kuulis, et Jumal on tegelikult nagu rääkimas ja jäi mõtlema. ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et me tuleme Jumala kotta nagu selle lootusega, et siin Jumal meiega räägib, jah, ta räägib siin ka. aga täna tuletan meelde, et ta räägib täpselt sinu nende igapäeva asjade ja su kaevu juures ja kus tahes iganes, kus sa oled oma tööd tegemas, ta on valmis tegelikult rääkima järve ääres ja kala püüdes. huvitav kombel on, mina ei tea, sellel aastal on väga palju paate tegelikult järve peal olnud. nii et järv on täis neid paate vahepeal, nii et pole mina ühelgi aastal nii palju tegelikult märganud, ei tea, kas seal on nii palju kala, aga igatahes paate on sellel aastal kõvasti olnud. aga kui siin Peetrusega olime. aga teate, no nii, Peetrus jätab paadid maha, sest et vaata, kui see suur kalasaak tuli ja see tuli issanda sõna peale, tal oli esimene selline kogemus, et elus võib hästi minna, kui teed issanda sõna peale. sa oleks võinud välja naerda, nüüd veel kalale minna, tead. ja tead, veel kord siin oma võrgud ära rikkuda ja tead, et hakka uuesti neid puhastama või. tead, aga ei, ta ütles, et sinu sõna peale teen, said suure kalasaagi, siis ütleb, et Jeesus, mine mu juurest ära, ma olen üks patune inimene, kogeb hoopis seda sellist Jumala lähedust, jätavad oma võrgud ja sellest ajast peale siis hakkavad Jeesust järgima ja et toimub nagu see moment. ja teate, ükskord oli veel vaja ju tegelikult nende kalapüügiga rääkida ja see oli siis peale Jeesuse ülestõusmist, kui Peetrus oli uuesti kalale läinud ja jälle kala ei saa. et see on see Johannese 21, ütleme, et kui see Peetrusega juba tegeleme, siis on see selline moment, nad on jälle läinud, Peetrus 21.3 Johanneses ütleb, et ma lähen kalale, teised ka, lähme, aga sellel ööl nad ei püüdnud midagi. ja nüüd on niimoodi, et siis on niimoodi, et Jeesus küsib, et kas teil on leivakõrvast, ei ole, kui ta sinna randa tuli, nad ei tundnud ära teda, kes ta seal on. Heitke nood paremale poole paati ja siis te leiate. Nad heitsidki ega jaksanud seda enam kalade hulga tõttu siis tõmmata. ja siis nad taipavad, see on issand ja sellepärast, kallid, me näeme sedasi, et vaata, uuesti oli vaja nagu selles keeles rääkida, selles kutsumise keeles, nagu selles, kuidas sa Peetrus kutsus, uuesti tegi selle selgeks, mis vahepeal oli olnud. Peetrus oli salanud Jeesuse, ta oli häbenenud oma isandat ja ütleme, et väga valusad ja rasked hetked. ja põhimõtteliselt on niimoodi, et eks Peetruse elus oligi niisugune, et avalikult olid salanud, sest et isegi ju üks jüngritest nähtavasti oli see Johannes, kes oli temaga kaasas seal. ja küsitakse, tead, et kuule, et kas Jeesus tunned? Johannesel võiks ikka väga imelik olla, et Peetrus enam Jeesust ei mäleta. tead, et seal ei, kui mis juttu sa räägid, kes see Jeesus niisugune, tea mina sest midagi. Johannes teadis küll, sest ta oli ikka rinnanajal seal oli olnud. ja sellepärast, kallid, aga ja kuna see oli avalikult ja 3 korda olnud ja siis avalikult teiste jüngrite ees Jeesus 3 korda küsib Peetruse käest, kuule, kas sa armastad? Ja Peetrus pidi selle momenti üle elama ja kallid ja sellepärast aidaku meid Jumal ka, et vaata, et asjad jõuaksid tegelikult meie südameni. Ja et me saaksime ka julgeks ja me näeme, et enne sai julgeks. Järgmine hetk on nii, et unustab oma ämbrit, nii nagu sealt me näeme seda Johannese 4. läheb linna tagasi, läheb teistele rääkima seda, et tulge vaadake inimest, 4.29, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud ja kas mitte tema pole Messias? Ja inimesed tulevad ja lõpuks on see niimoodi, et 42 salmi, aga nad ütlesid naisele, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Pääste tuleb juutidelt. Ja sellepärast ütlen seda kõigile Jumala otsijatele, kõigile nendele, kes on kuskil nende kivi ja puu ja mis iganes jumalate juures, mis nad iganes ei ole, või kas või mammona juures või kuhu, ütleme, et inimesed võivad nagu sattuda ja siis on nii, et aga ei ole
kedagi teist, kes meid tõeliselt päästab ja Jeesus on see, kes meid päästab. ja sellepärast on vaja tegelikult tulla selle issanda juurde. ja nii ta on. nii et need otsingud tegelikult tuleb üle elada. mul jäi pühapäeval vaata ütlemata ja et tahtsin rääkida sellest Lev Tolstoi näitest, mis on Alfa raamatus. ja me pole ammu aegu Alfat teinud, eks, ja küll ma otsisin isegi, kohas see lugu on, aga üles leidsin selle ja leidsin teise loo ka veel, mis ma tahtsin üles leida. Aga siin on sellest vene kirjanikust on nagu selline väga tugev tegelikult näide sellest just otsingu koha pealt, kuidas inimene otsib nagu lahendust oma elule. Ja Lev Tolstoi kirjutas aastal siis 1879 siis sellise pihtimuse, millest ta räägib oma elu mõtte ja eesmärgi otsingutest. Noorukina lükkas ta kristluse tagasi. Ülikoolist lahkudes püüdis Tolstoi elu nautida nii palju kui võimalik. Ta sukeldus Moskva ja Peterburi seltskondlikku ellu, jõi palju, liiderdas, mängis hasartmänge, prassis ohjeldamatult, aga see ei toonud rahuldust. Siis tal tekkis huvi raha vastu. Ta päris kinnisvara ja teenis oma raamatute müügiga hästi. Aga seegi ei rahuldanud teda. Ta ihaldas edu, kuulsust, au ja saavutas need. Tolstoi kirjutas raamatu, mis on nagu see nagu mingisugune entsüklopeedia, siin on nimetatud 1-2-3 maailmakirjanduse kõige silmapaistvamast teosest. Aga endiselt jäi õhku küsimus, hea küll, aga mis sellest? Vastust polnud. Siis ta keskendub perekonnale, et anda neile parim. Ta abiellus 1862. Tal oli hea ja armastav naine ja 13 last, kes tema sõnul juhtisid tema tähelepanu elu mõtte otsingult. Kui sul ikka 13 last kodus ringi jookseb, siis palju selle elu mõtte peale mõelda aega on, et tegeled nende lastega. Ta saavutas kõik oma eesmärgid. Teda paistis ümbritsevat täiuslik õnn ja ometi viis see küsimus teda enesetapu äärele. Kas elul on mingi mõte, mida surm, mis mind paratamatult ootab, olematuks ei tee? Ja ta otsis vastust teadusest ja filosoofiast ja ainus vastus, mis ta leidis küsimusele, miks ta üldse elab, oli, et lõpmatus ruumis ja lõpmatus ajas on lõpmata väikesed osakesed, lõpmata keerulises vastumõjus. Et mingisugune jänd kogu aeg käib ja ega selleski polnud ju mingit vastust. Aga oma kaasaegsete hulgas ringi vaadates märkas ta, et inimesed ei mõtle palju elu kõige tähtsamate küsimuste üle, et kus ma pärit olen, kuhu olen teel, kes ma olen ja mis on elu. Et inimesed üldse selle asjaga tegelikult ei tegele, elavad ju niimoodi, eks. Aga üks asi, mida ta siis tegelikult märkas, viimaks ta avastas, et vene talurahvas on neile küsimustele vastuse leidnud kristliku usu kaudu ja Tolstoi jõudis arusaamisse, et vastus on üksnes Jeesuses Kristuses. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt see, konkreetne väga selline selge otsingu näide, me kõik nii suurelt otsida ei saa. Et meil lihtsalt nii palju võimalusi ei ole ja nii erinevates valdkondades me otsinguid teha ei saa. Aga hea, et selline mees otsis ja teistele kirjutas ka, et ei leia ja ei tasu nendes kohtades otsimas käia. Ja siis ma täna jälle ütlen sedasi, pääste tuleb juutidelt. Ja sellepärast tuleb lugeda seda piibliraamatut. Sellepärast, et vaata, see põhimõtteliselt on see niimoodi, et see on tegelikult see sõna meile. Meil on Uues Testamendis, siin, et ainukene teadeks Luukas, kes pole juut. Teised on kõik juudid, kes selle meile kirjutanud. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, on juutide koha pealt selline suhtumine ja anekdoodid ja värgid ja mis tehakse, ärme nende asjadega me tegele. Sest et pääste tegelikult tuleb juutidelt. Ja eks see rahvas on tegelikult palju kannatada just saanud ja vaenlane vastu väga vihane, sellepärast, et pääste tuleb tegelikult sealt. Tema tuli tapma, röövima ja hävitama, aga päästja segab seda asja, sest Jeesus tuli tooma elu ja seda kõike ülirohkesti. Ja kiitus Jumalale, et sellele Samaria naisele tuli nüüd Jeesus ise sinna kaevule. Ja ma usun sedasi, vaata, et need ei ole mingisugused juhused, sellepärast, et taevas teadis, et on üks otsija naine. Teised jüngrid lähevad linna toitu otsima ja Jeesus jääb üksinda tegelikult sinna. Ja sellepärast, et see naine pidi saama selle sõnumi, see naine pidi saama selle jutluse. Ja teate, see
see alati tegelikult julgustab mind, et kas on üks inimene, kes tuleb jutust kuulama, tasub rääkida. Et ei ole üldse tähtis rohkem, sest vahest on meil niisugune tunne, et on rohkem rahvast, et siis on põhjust rääkida. Ei ole, see absoluutselt ei ole tähtis. Sellepärast, et kui tegelikult on üks, kes tegelikult kuulda tahab ja kes selle sõnumi vastu võtab ja sellest aru saab, no ja siis on tegelikult suur õnnistus. Ja see üks kuulaja tõi terve linna kohale. Ja sellepärast, kallid, need asjad käivad nagu hoopis nagu sellisel moel. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see lugu meil on tegelikult Jumala sõnas olemas. Ja sellepärast see Jeesus on meile, kuidas ütelda, see tõeline prints niikuinii. Aga vaata, ta on, kuidas ütelda, ta on nagu peidus. Ta on niimoodi peidus, et vaata, kui ta tuleks valgel hobusel ja tuleks selle taevase sõjaväega ja et me seda kõikide silmad, kui ta tuleb, siis saavad seda näha, eks Ilmutus 19, kus on räägitud. Aga küsimus on nagu praegusel hetkel see, et meie praegu peame tegelikult hakkama Jumalat armastama. Vaata, kui me armastaksime, issandat, ütleme sellepärast, et kui me nagu aru saame juba täielikult sedasi, et ta on valitseja, temast nagu sõltub kõik, meil siin pääsu ei ole, lihtsalt me peame lihtsalt alistuma sellepärast, et kes ta on. Aga praegusel hetkel on see niimoodi, et Jeesus ei ole nagu selliselt nagu seda üldse siin selles maailmas ja Kristuse kogudus ei ole niimoodi domineerimas, et on kasulik on olla lihtsalt, et oled Kristuse kogudus, absoluutselt ei ole. Vaid et me peame selle issanda armastamise ära õppima selle kaudu, mida ta tegi Golgatal, kus ta on tegelikult üks surev armastus, kus ta on mõnitatud, kus ta on paljaks kistud, kus ta on kõrvale tõugatud, kus ta on välja heidetud ja meie ütleme, et tema on meie issand, me järgime teda. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et tegelikult meid pannakse nagu sellise koha peale, et me peame nagu selle tõe üles leidma. Aga see ei ole kuskil nagu kergesti leitav ja pinna peal. Selleni põhimõtteliselt peab nagu jõudma. Ja sellepärast nii nagu Tolstoi tegi oma otsinguid, otsima peab ja kes otsib, see leiab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna saame nagu seda julgustust nagu rääkida. Ja räägi nendele ka, kui vahest juhtud kokku nendega, kes on nendes otsingutes, kes on oma ebajumalate või asjade juures ja kes on ükstapuha, mida jumaldamas, sest osad ütleb, ma elan oma laste pärast. Mina küll oma laste pärast ei ela. Ma ütlen, ma olen niimoodi, et ma püüan aidata ja teen midagi, teen ka. Aga vaata, ma ei saa kunagi niimoodi ütelda nagu sedasi, et ma nagu selle pärast elan. Kallid, tegelikult on see niimoodi, et vaata, üldse on, meie elame üldse Jumala pärast. Jumalal on plaan meiega, mitte vastupidi. Meie tahaksime niimoodi, et Jumal, et me tahaksime mingisugune plaani saada, et mis on minu plaan. Minul ei peagi mitte mingit plaani olema, sest Jumalal on tegelikult on plaan. Ja nagu Jeesus seal ütleb Samaaria naisele, et minu roog on see, et ma teen isa tahtmist. Et ma lihtsalt jäin sinna kaevul istuma ja ma ei läinud teiega koos poodi. Et kuigi oleks võib-olla tore olnud seal juba tee peal näsida midagi, eks. Aga ma jäin siia ja sellepärast, sest et see oli isa tahtmine ja nii ta on. Nii et ükstapuha, ei lapsed, ei raha, ei kuulsus, ei mis iganes, see on selline, ütleme, et teate, see on nii kohutav vahest vaadata, kui mõned inimesed jäävad kuskile kinni. Mõni jääb oma abikaasat ka jumaldama, sureb ära, tead, ja siis on ka tal see jumal surnud. Ja ta ei oska siis ka lahti lasta, käib nagu ikkagi ümber selle, siis on vähemalt see haud saab selleks jumala paigaks. Sellepärast jumal ei anna Moosesele haudagi. Iisrael oleks hulluks läinud ju, käi selle Moosese haua peal, tead, eks. Ei annagi sulle hauda, tead, et teil oleks mingisugune kummardamise paik. Inimene ei tohi saada selleks, mitte keegi, ei tohi olla laps, ei tohi olla vana, ei tohi mitte kui keegi, ütleme nagu seda positsiooni või kohta saada ja seda kõige tähtsamat kohta. Nii. Aga ühe naisega ja tema looga jõudsime kuskile. Aga järgmine lugu, mis ma nagu tänaseks siin sain. Ja see on Ruti raamat ja see on selline, ka jälle üks naine, ütleme, kellest see raamat on see pealkirjagi saanud, eks, aga nüüd on see kohtumõistjate raamatu, eks järel tuleb Ruti raamat enne seda Samueli raamatut. Ja vaata, see on selline kohtumõistjate aeg ja nüüd on niimoodi, et üks mees Betlemmast, Juudamaalt, läheb elama Moabi väljadele, tema ja ta naine ja ta 2 poega.
nii et kõik nad on sündinud tegelikult siis seal Iisraelis sellises mõttes ja nüüd nad lähevad ära, sest nälg tuli ja lihtsalt oli niimoodi, et kehva oli elada ja lihtsalt mindi nagu sealt Betlemmast ära. No ütleme, et kes teab, et Betlemm on see leivakoda, ütleme, et nad läksid ära leivakojast, aga seal oli, hetkel oli nälg ja sellepärast oli see nii, et juhtus nälg olema ja nad läksid sinna, et maapimaal oli nagu justkui nagu parem. Ja ka me näeme siit sellest loost seda, et tegelikult seal väljas õnne ei olnud. Väljas õnne ei olnud, põhimõtteliselt on niimoodi, et sureb ta mees varsti, pojad abielluvad ja mõlemad pojad ka surevad. Vaata, ütleme, et see on nagu niisugune väga kurb lugu, see Noomi, tähendab ju seda, et on õnnelik, üldse ta nimi on selline, ja nüüd ta on võõral sellises olukorras, kus ta jääb nagu täiesti, võiks ütelda oma perest nagu ilma, oma poegadest ilma, need 2 minijat esimesel hetkel jäävad veel temaga, eks, ja toimub nagu selline väga tegelikult raske moment. Ja mingis mõttes on, teate, see lugu on niimoodi, võõrsil alati on niimoodi. Põhimõtteliselt võõrsil me kaotame tegelikult, võiks ütelda nagu oma pere, oma keele, oma rahva, ole sa Venemaal või ole sa Ameerikas või ole sa Soomes või ole sa Rootsis, kaob. Sa võid minna, paar põlvkonda võib-olla natukese aega räägib ja varsti lihtsalt on see lõppenud. Ja see on nagu natukese nagu lühem lugu, et vaata, sa kaotasid tegelikult nagu ära. Ja nüüd on niimoodi, et Noomi, ta kuuleb sedasi, et Jumal on hoopis oma maa eest hoolitsenud, 6. salm juba ütleb sedasi, et ta võttis siis oma minijatega kätte, et minna tagasi oma abiväljadelt tagasi sinna Betlemma, sest issand oli hoolitsenud oma rahva eest, andes neile leiba. Ja nüüd hakkab siis nende minijatega koos sinna tegelikult tagasi minema. Ja siis ta hakkab tegelikult neid minijaid, loomu poolest õieti maha raputama. Ütleme, ärge tulge. Te olete teise rahva hulgast. Teil on teised jumalad. Teil on kõik teine. Sest vaata, teisel maal me teenime teisi jumalaid. 5. Mooses 28 ütleb, kui sa lähed teisele maale, sa lähed teisi jumalaid teenima. Pääsu sul ei ole sellest, sest et igal maal on mingisugused jumalad on kuskil. Ja kui sa oled teisele maale, siis sa lihtsalt teenid neid teisi jumalaid. Ja nüüd on niimoodi, et tema Noomi mõttes sedasi, aga hea küll, et need tüdrukud on jälle siuksed, et need on siin oma jumalatega, et miks nad siis peavad tulema sinna, et ta näeb nagu seda rasket, nagu seda momenti ja püüab neid maha raputada. Ja Orpa ta suudab maha raputada, Orpa jätab, aga Rutt, aga vaata, see on nüüd üks selline, kuidas ütelda, nagu üks õige hea valik jumalate otsingul, mida võib rääkida. Ta teeb ühe siukse nii kindla otsuse ja et seda on võimas tegelikult lugeda, see on 16. salm siit esimesest peatükist, ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, lähen ka mina. Kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Vaata, ütleme, et ainult sellisel moel ta sai järgida. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. Issand, tehku minuga ükskõik mida, ainult surm, lahutagu mind ja sind. See oli ikkagi tõeline, võiks ütelda, usutunnistus. Ütleme, et mida see noor naine Rutt siis sellel hetkel teeb, et tema otsustab oma emaga minna. Ja vaata, see oli hea pööre tegelikult, ütleme, kui seal Jeremia 2. peatükis on räägitud, et te olete oma katkiste kaevude juures ja vahetate neid jumalaid, eks, et ükski rahvas pole jumalaid vahetanud, aga me näeme sedasi, et see Moabi tüdruk vahetas jumala ja tuli sinna koos siis oma ämmaga Rutt tuli sinna Betlemma ja sealt tegelikult läheb tema elu tegelikult võimsalt nagu edasi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja kuidas see asi hakkab, kui ta tuleb sinna? Ta tuleb Betlemma, ta tuleb viljalõikuse ajal. Ta ei saa, ta ei saa päris nagu ametisse. See võiks ütelda praegu kõigile põgenekele otsuseks. Tuleb nüüd terakesi põllu pealt korjata. Lihtsalt lähed, mis pudeneb, seda korjad, aga teed ustavalt seda tööd. Sest tavaliselt on see niimoodi, et inimesed nagu ei tahaks nagu nende asjadega nagu tegelda. Aga tema põhimõtteliselt on nii, et ta on valmis seda tegema. Ja lõpuks on ta tegelikult on niimoodi, et juhtub üks selline võimas asi, ütleme, et isegi terve see, ütleme, siis Noomi poole Elkana, see värk saab nagu selliselt taastatud, et nad saavad lunastaja hõlma alla. Ostetakse tagasi põllud, suguvõsa nagu saab taastatud, sest et vaata, järeltulijat ei olnud. Aga nüüd on niimoodi, et kui Boas saab selleks lunastajaks, seal olid omad reeglid, et kes üldse lunastaja võib olla. Esimene lunastaja keeldus, teine lunastaja võttis selle asja vastu, Boas tegi selle asja ära, ta läheb sinna hõlma alla.
sünnib poeg ja vaata, asjad hakkavad tegelikult edasi minema. Ja see oli ka tegelikult, oli see, Noomile oli see selline taastamine. Ja sellepärast, kallid, ma täna lihtsalt räägin sedasi, et vaata, meil ei tasu tegelikult oma Jumala juurest ära ekslema minna. Küsimus on nagu selles, et kui ka leivakojas tuleb leivapuudus vahepeal, siis ma ei soovitaks võõrsile minna. Seal kaotad veel kõik. Vaata, sellepärast, et ega Betlem elas ju selle aja kõik ju edasi. Me läksime nagu korraks nagu seda kergemat elu otsima, et ütleme, et nagu selliselt, aga tulid veel rohkem õnnetuna tegelikult tagasi. Ja sellepärast on see nii, et me näeme sedasi, et kiitus Jumalale, et tegelikult see oli väga määrav, oli selles asjas oli üldse, oli ütleme, Rutt, kes kaasa tuli, sest Noomis endas nii palju jõudu ei olnud. Sellepärast, et vaata, tema tuli kuidagi, tead, et nimetage mind hoopis Maaraks, et ma olen õnnetu ja võtaks hoopis endale uue nime ka. Aga vaata, Rutt oli selline, kes tegelikult oli valmis tööd tegema. Rutt oli valmis kõiki neid, ütleme, neid käskusid ka täitma ja lahendused tegelikult tulid. Ja sellepärast, kallid, et see jumalate vahetus, mis oli Jeremia teises, mis ma viitasin, tead, meie ei tohi jumalaid vahetada, ma ütlen täna, kui sa oled issanda juurde juba tulnud. Ei ole teist ja ka paremat ega tõelisemat. Ja sellepärast ei tasu seda teha. Aga ütleme, et kurvastusega pead kuulma sedasi, et inimesed, kes on ka olnud siin koguduses, tuleb mulle poes vastu, ütleb sedasi, et kuule, ma otsin teist varianti, et et seda nüüd juba proovisin. Tead, tähendab, ei proovinud. Ja sellepärast, et vaata siis, ma ei tea, mida sa siis kogesid või proovisid. Kui sulle Jeesusest küllalt ei ole, sa lähed veel midagi muud otsima, ma ei tea. Ja siis läks ikka midagi väga, väga valesti ja viltu, siis sa tegelikult ei leidnud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna ma tahan lihtsalt rääkida, et meil on tegelikult see tõeline Jumal, kelle juurde on meil tulnud. Ja näete, et isegi selle pagana naise, kuidas ütelda, tulek, kui ta tuleb, võiks ütelda nagu sellises mõttes, ja ta saab sinna Jeesuse suguvõsasse ja teda võetakse nagu vastu ja sellepärast kiitus Jumalale, et see võimalus tegelikult meil on. Ja kui hakkad uskuma, siis hakkab see elav vesi hakkab voolama ja asjad hakkavad tegelikult arenema. Ja nii, et saab tegelikult Jumalat leida. Kes on siis see meie Messias? Vaata, see Messias ju tähendab sedasi, et lihtsalt seda võitut või Kristust, eks ütleme, aga tal on tegelikult neid palju nimesid, eks ta on lunastaja, ta on päästja, ta on õpetaja, ta on teedade elu ja ta on ülempreester, ta on eeskostja ja ta on ka vägede issand ja ütleme, ta on tegelikult vaata, tas ongi nii palju, et vaata, tema juurest ei tasu lahkuda. Aga vaata, piibel ei jäta meile näitamata, et neid lahkujaid on küll ja küll. Isegi väga tark kuningas Salomon ühel hetkel pöördub ebajumalate poole. Ja põhimõtteliselt, mis ta toob, sellega koos ta tõstab üles vaenlased tegelikult enda riigile ja rahvale ja ütleme üldse sellele olukorrale, mitte veel tema päevil, aga ütleme, et tema päevil oli rahu, aga sealt edasi tegelikult tuli keeruline aeg. Või oli see, ütleme, see kuningas Aasa, kes samamoodi on ka niimoodi, et saab etiooplastele üle suure võidu. Ja siis on niimoodi, et ühel päeval lööb kätt seal Süüriaga ja kui ta on Süüria kuningaga kätt löönud, siis tegelikult öeldakse ju talle prohveti poolt sedasi, aga nüüdsest on sul sõjad. Nüüdsest on sul sõjad. Ja sellepärast, kallid, vaata, see ongi niimoodi, et kui Eestile öeldi, kui me siin vabanesime, et kui me läheme koos Jeesusega, siis me ei pea kartma karu urinat. Ei, see karu meid taha süüa. Ei, tal see eestlane pole mingisugune näesöök, tead. See asja absoluutselt ei ole. Aga vaata, kui sa ärritad ülesse, vaata, siis see võib olla selleks söögiks küll. Sellepärast, et vaata, siin peab olema nagu tegelikult tarkust. Ja sellepärast on see niimoodi, et nagu kuidas selle karuga oli, et surnud mängima, et siis ta sind ei puutu, tead, eks. Aga vaata, me ei taha surra. Me tahame olla tegijad. Me tahame kõiki veel juhtida ka tahame siin, eks. Et andke Euroopa meie kätega, küll me juhime tead, eks. Ja sellepärast on see nii, et aga see ei ole surnud olek. See ei ole alandlik olek ja sellepärast on see, kes tahab mind järgida, see algab oma mina. Aga kas Eesti rahvas tahab oma mina salata? No tühjagi ei taha. Ja sellepärast, et võtta, me ikkagi oleme ikkagi need esimesed ja kõige hulgas seal peame olema. Aga ütleme, et aga näed, sellega me tegelikult toome endale nagu sellise olukorra, kus me tegelikult peame olema ka tegelikult mures. Nüüdsest peale on sul sõjad. Ja vaata, kui tuleb sõda, mis siis juhtub? Praegu, ütleme, meil on konkreetne näide, on praegusel hetkel on Ukrainas, mis seal on? Seal on väga palju autosid, uusi autosid. Seal on väga palju invaliide. Ütleme, et väga palju teadmata kadunuid.
kõik on ühtäkki väga ja väga palju. ütleme, et väga palju, kuidas ütelda, kui mõelda seda, et noh, ütleme, et mis on juhtunud, väga palju inimesi on ära läinud, väga palju naisi on koos oma lastega ära läinud ja väga paljudel on juba teistest rahvastest uued mehed, sellel Ukraina rahval. Väga palju on seda sündinud. Lihtsalt seda sünnib niimoodi, kui nad lähevad sedasi. See on tohutu tegelikult kadu, mis on tegelikult nagu sündinud. No see on 5. Mooses 28, kuidas Jumal oma sõnas räägib, kui sa ei kuula minu häält, siis on sul, tuleb sulle needlus, tuleb sulle linnas ja needlus tuleb sulle väljal. Su ihuvili, vaata see hakkab nagu kahanema, vaata see hakkab sündima. Su karjad kahanevad, sul on üks segadus ja tüli ja riid on tegelikult, sul on haigused, sul on meeltesegadus. Sa kihlud, aga su kihlatud naine läheb teisele mehele. Lihtsalt see on räägitud. Su eeslid võetakse sul ära, vaata kui sõjaseadused asjad on, siis on niimoodi, et noh, et kellel on suuremad siibid ja värgid, sa pead arvestama sellega, et see pole sinu oma. Sellepärast, et seda eeslit tarvitatakse iga ühe poolt, kes aga ütleb, et kus riigis oled, seda mulle tarvis. Ja see kõik tegelikult, noh, see läheb nagu sellisel hetkel, see läheb nagu teistmoodi. Pojad ja tütred on võõrarahvale jaoks, töötulu läheb võõrale rahvale ja siis sa saad tegelikult, teate, mis juhtub siis? Sa saad hirmutuseks ja kõnekäänuks. Sa saad nagu selliseks, noh, nagu näidiseks. See oli eelkõige oli räägitud nagu Iisraeli kohta. Et vaata, kui sa oled nagu sellises olukorras, et sa saavutad nagu sellise nagu näitepositsiooni endale ja siis on öeldud, et ja võõras tõuseb su keskel ja ta laenab sulle ja sina oled saba. Noh, ütleme, et see on selline, et oli see nõukogude aeg, mis oli, aga laenuorjad me ei olnud. Aga praegusel hetkel on osatud ju üldiselt kogu see elu ehitada üles, et noh, et võõras peab laenama. Ja et mõni Eesti Panki natukene on tehtud, aga noh, kus nemadki oma rahadega mängivad, eks. Aga noh, ütleme, et sellises mõttes on see selline olukord, et piibel räägib kõik need asjad meile ja sina muutud lihtsalt ise sabaks. Ja siis on niimoodi ja siis tulevad sulle need, kes ei anna armu ei vanale ega noorele ja siis on seal see 28, 64, 65 on niimoodi, et sa lähed sinna võõrale maale ja sa teenid võõraid jumalaid. Sa teenid võõraid jumalaid, võõral maal. Vaata, kui Iisraeli riik ära lõppes, see teine osa siis lõppes ära juuda riiki järgi. Teate, mis seal juhtus? See maa asustati ju võõrastega, kes sinna tulid. Ja siis oli üks huvitav probleem, et lõvid tulid kallale. Ja probleem oli selles, et me ei tunne maajumalaid. Siis toodi üks preester tagasi, kes õpetas selle maa seadust. Et lõvid teid siin nahka ei paneks. Tead, ja siis nad hakkasid natukese nagu seda isandat jumalat ka teenima ja teenistama ebajumalaid ka. Aga vaata, kuidas on nagu huvitav moment on sedasi, et kallid. Vaata, meie oleme siin selle maa sool. Kui meid ära viiakse siit, kes me oleme siin, vaata, meil antakse ajad ja rajad, et me otsiksime jumalat. Me oleme leidnud. Vaata, me oleme siin täna ka, kui me oleme siin Võrus, me oleme õnnistuseks selles paigas. Kui see siit ära kaob, vaata, siis lõvid söövad. Aga vaata, kui me oleme siin, siis nad ei söö. Vaata, sellepärast on nii. Soodome ja Gomorra ei hävine, kui leian 10 õiget. Kohalikud õiged peavad olema. Ei aita sedasi, et vahetame lihtsalt rahvad ära, et selle paigaga läheb samamoodi, ei lähe. Ja sellepärast on see nii, et ja sellepärast kallid Jumal oskab tegelikult igaühe keelt. Ja sellepärast ma ütlen sedasi, et ma usun sedasi, et vaata, küsimus ei olegi nähtavasti praegu selles, et siin on mõned niisugused aktivistid käinud, et tõlgi Muud Testamenti uuesti ja jälle võru keelde, tead, et umbes, et oleks teil nagu ütleme, kaugelt keegi mõtleb sedasi, et meil on seda väga vaja. Valdavalt on see niimoodi, et me täna, kes me oleme, et ega me ei vaja sedasi, et issanda jutust aru saada, et me seda võro keeles peaksime saama siis kuulda. Et küsimus on selles ja sellepärast, kui seda meil vaja oleks, kindlasti see oleks selles maarahva keeles ja siis meil oleks see Jumala sanna siin täna, kui me hakkaksime seda siin lugema teda. Sest et omal ajal oli seda vaja, sest et inimesed said sedamoodi seda aru siis. Aga praegusel hetkel seda enam selliselt vaja ei ole. Ja sellepärast kallid ja Jumal tegelikult oskab meile tegelikult läheneda ja see on, ma ütlen, selline tänane sihuke huvitav sõnum, mis mul oli nagu sündinud ühtäkki. Ja teate, ja üldse on see niimoodi, et Jumal tahab nagu meile, vaata, see on niimoodi, et ajad ja rajad. Jumal tahab, et me elaksime nagu selles, kui vaata nagu omal maal, nagu Taaveti lauludes on ka, et et pea seal ustavust ja ela omal maal ja tead, õige tead, Jumal tahab, et me elaksime tegelikult selles oma aias. Ma olen kõige kaitstum, olen Võrus.
ma olen kõige kaitstud, ma olen varus. sest et vaata, see jumal on pannud mind siia kohta, tead, ma olen seda niimoodi tajunud, ma mäletan kord, et kui ma olin Soorus, jumal ütles, mine kutsu inimesi tund aega seal koosolekule, tee seda, ma vahepeal läksin sänna. Ma leidsin edasi, ma olen vale koha peal. Ruttud Sooru tagasi, siis ma vaatasin, et Soorus oli vähe rahvast, et otsin mujalt ka inimesi, tead, eks, oma mõistusega. aga tead, kui jumal on pannud selle koha, siis sa pead olema selle koha peal, kus sa oled, sest kõige rohkem kaitstud. Aadami ema pandi aeda. Hiopil oli aed ümber. Kus sa oled aias? Vaata, kui sa oled selle tõelise jumala juures, siis sa oled aias. Siis saatan ka ei saa sinna ligi tegelikult tulla, kui sa oled nagu sellise koha peal. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja meile, kes me oleme Kristuse ütlenud, tõuseb palju valemessiaid. Ära roni aiast välja neid messiaid otsima. Sinu messias on aias sinuga. Ta ei ole sust kaugel. Sa ei pea minema kuskile Moabi väljadele, sa ei pea kuskile otsima minema, et kus koha peal ta mul on. Ta on tegelikult on täiesti siin. Ja sellepärast on see niimoodi, ega neid valemessiaid ei saaks ju teha, kui tõeliselt ei oleks. Ega vale raha ei tehta ju sellepärast, et teeme ühe huvitava raha, mida olemas ei ole, et hakkame inimestel jagama seda. Tead, et et absoluutselt ei tehta, aga see tuleb ikka võimalikult teha selline, et ikkagi nagu sobiks kuidagi. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sina oled juba tõelise jumala juures, siis hoia väga kindlalt sedasi, et ära lase seda kuidagi tegelikult käest ära võtta ja ära lahku aiast. Ja siis on nii, ja kui sa ei ole veel seda tõelist leidnud ja oled veel oma puu ja kivi ja puu kallistamiste juures või ei tea, kus kohas oled seal midagi tegemas, siis ütlen sulle veel kord, et pääste tuleb juutidelt ja see on see ainus tõeline Jumal. Amen. Nii, tõuseme. Isa taevas, ütlen sulle südamest tänu, et sina oled andnud tänaseks õhtuks selle sõna. Isa, sina tead, kellel seda kõige rohkem on vaja. Kas keegi kuskil internetis kuulab või juhtub sellele peale, et ta leiaks selle ainsa tõelise Jumala. Ja isa, me täname sind, et me võime praegu lihtsalt paluda kõigi nende otsijate pärast, nende ääretult aktiivsete jumalakartlike inimeste pärast, kes tormavad läbi mered ja maad, otsides tegelikult seda õnne ja jumalat ja käies nendes valedes kohtades ja ilma leidmata, aga isa, me täname sind, et me täna lihtsalt võime praegu seda armu paluda, et igaüks omas keeles, oma võib-olla ametiga seotult või kuidas iganes, või nende olukordade juures, kus on võrgud tühjad või kus on need olukorrad sellised, et asjad ei lähe, et inimene jõuaks tõeliselt sinuni. Isa, ma tahan seda armu lihtsalt praegusel hetkel paluda, et kõik, kes me oleme sinu juurde tulnud, et mitte miski meid ei saaks lahutada, Jumal, sinu armastusest. Ainult me ise saame sellest lahti ütelda. Väljaspoolt ei saa mitte miski tegelikult vahele tulla. Me täname sind, issand, et sa oled omalt poolt nagu selle niimoodi garanteerinud, kui me su juurde tuleme. Mitte miski asi ei saa tegelikult sinu käest meid ära kiskuda, kui me seda ise tegelikult ei luba ega seda sammu ei tee. Ja sellepärast, issand, ma tänan sind, tänan iga õe ja venna eest, kellega täna oleme võinud tulla siia ja tänu sulle, et usk tuleb kuuldust ja sa oled täna meie usku kinnitanud ja kasvatanud, isa, kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.